Tere tulemast vaatama 2023. aasta esimest Lügevisiooni. Tere ka minu poolt. Alustame saadet rõõmsate teemadega. 13. jaanuaril toimus Lähtel tulefestival, mida korraldas Lähte kogukond. Festivalil oli tegevus nii suurematele kui ka väiksematele. Jah, näiteks oli plaanis teha lumememmede võistlus, kuid tänu alganud jäneseaastale asendati see lumejäneste ehitamisega. Kolmeteistkümnendal jaanuaril toimus Lähtel tulefestival, mida korraldas Lähte kogukond. Programm algas noortekeskuses. Seal pakuti kuuma teed, õpetati erinevaid sõlme ning külas oli helilooja ja kitarrist Vladimir Kalpin. Lisaks sellele oli avatud talveteemaliste šokolaadi ümbriste näitus ja toimusid väiksed meisterdamised. Hiljem õues toimusid tule- ja lumejänese kujude võistlus ja lõkked söötamise tseremoonia. Valiti kujude võitjad ja mängis tantsumuusika. Lähte noortekeskus hea meelega ootab uusi külastajaid. Oodatud on noored vanuses 7–26 aastat. Noortekeskus pakub oma poolt erinevaid väljasõidud, teised kogukonna üritused, iga nädal on meisterdamised ja muud tegemised nagu näiteks Kahoot. Lisainfo võib leida Facebooki grupis. Kindlasti oli see väga meeldejääv sündmus. Eriline saab olema ka veebruarikuus toimub vabariigi aastapäeva aktus, kuid mitte traditsioonilisel viisil. Täna on meile külla tulnud lugupeetud huvijuht Kristi Saksing, kes räägib meile aastapäeva aktusest. Tere! Tere! Tutvustage palun lühidalt kooliperele, mis tulevasel vabariigi aastapäeva aktusel toimuma hakkab. Ja tegu on erilise sündmusega, aga tegelikult on tähtis ikkagi traditsioone hoida ja nendest ma pean kinni. Ikkagi on alati olnud muusikaõpetajad kaasatud, kirjandusõpetajad, nii luuletused kui laulud. Aga tähtis on see, et see erilise momendi annab siis see, kuidas me ise sellesse panustame. Ja minu poolt siis tuli see ettepanek, et leida selline kõne või tunne või omapoolne siis selline, et sa saaksidki nagu aru, et see on sinu pidu, mitte keegi ei loe kuskilt midagi maha ja ongi jälle tehtud, vaid et sa ikkagi püüad natukene oma, sa saad aru, et sa oled vabas riigis, mis toimub praegu ei ole üldse okei. Ukrainas näiteks, et sa võiksid kuidagi häälestuda sellele ja leida, et jaa, mul on elu päris okei, aga lihtsalt seda oleks vaja näidata, et minu idee on siis anda läbi kõnevõistluse siis õpilastele võimalus vabariigi aastapäeva aktusel esineda. Teine variant on ka fotosid jäädvustada nädalavahetusel. Koolis ei tohi nutitelefone kasutada, peitu, aga nädalavahetusel palun. Kui on ilus ilm, ükskõik, sa leiad selle võimaluse leida see hetk, pilt, moment, mida jäädvustada, et teistega jagada. Ja seda saab teha kodulehe peale. Minu meiliaadress on üleval, on siin stendi peal kõik üleval, et me ole kahjuks veel mitte midagi saanud. Aga ma olen aru saanud, et ka inimese loomus on selline, et lükatakse viimse hetkeni ja see laiskus ja kõik muu paha. Et ma ikkagi loodan ja mul on väga hea meel, et ma saan siin olla seda üleskutset nüüd siis uuesti värskendada, et palun võtke osa, sest see on teie pidu. Kuidas aktuse korraldamine üldse edeneb? No praegu ma olen suhelnud õpetajatega, et on ka natukene siin tagasilööke, sest muusikaõpetajad just jäid koroonasse, nüüd on jälle terved, nüüd on mõned teised õpetajad jälle haigeks jäänud, et natukene veel aega, et ma loodan, et viimase hetke peale päriselt ikkagi ei jää, et 20-21 on proovipäevad, 22 veebruar on siis esimene, teine kooliaste aktus ja siis 23. teine ja 3. ja 4. kooliaste aktus, et on jagatud 2 päeva peale, et natuke on veel aega, aga ei tahaks väga venitada, et palun võtke osa. Kust tuli üldse mõte, et kaasata tervet kooli aktuse korraldamisele? Sest et minu jaoks on see väga tähtis, et ma saaksin natukene näha, mida inimesed ka ise mõtlevad, et kuidagi palju parem on seda kuulda ja näha ju õpetajatel ja lastevanematel ju ka, et sa näed, et ahah, ta mõtleb niimoodi, ta räägib niimoodi, lihtsalt see on nagu su enda jaoks, sul peab tekkima mingi inspiratsioon, mingisugune tahe muidugi loomulikult on tähtis, et sa tahad teha, et
et kui ainult üks õpilane osa võtab, Karl Marten ütles, et tema teeb jess, aga lihtsalt, et natuke sellest jääb väheks, võiks olla natuke rohkem neid huvilisi, et tegelikult on ju põhjust rõõmustada ja pidu pidada. Et see ei pea olema midagi väga eepilist, see võiks olla lihtsalt, et sul on natukene see, et jess, mu kõne kantakse äkki võib-olla ette, et noh, see oleks ju lahe, see oleks tore. Aitäh! Palun! Jätkame kunstiteemadel. Lähteraamatukogus on avatud näitus Pallase kunstikooli suveseminarist Kukulinna mõisas, kus 1923. aastal oli juhendajaks tuntud kunstnik Konrad Mägi. Praegune näitus kannab nime Kukulinna kunstnikud. Lähteraamatukogus on näitus kunstiühing Pallas kunstikooli suveseminarist Kukulinna mõisas. Sellega seoses käisime intervjueerimas näituse tegijaid. Milles see näitus täpsemalt on? Näitus on siis kokku pandud siis fotodest, kus on siis kunstnikud, kes 1922–24 aastal pidasid Kukulinna mõisas suveseminare. Kust tuli selline mõte näitus luua? Et oleme mitu aastat juba uurinud Äksi kihelkonna ajaloo kohta, siis teadsime juba tegelikult ammu, et on Konrad Mägi siin maalimas käinud ja et mingid pildid on. Ja kui siis Konrad Mägi sihtasutus otsis kohta Tartu vallas, et kuhu panna üles mälestustend Konrad Mägi auks, siis muidugi me kohe teadsime, et see peab olema seal Jääkeskuse juures ja sealt siis see mõte läks nii suureks, et siis Jääkeskus tegi ka oma 10. sünnipäeva raames siis hästi mingid ühismaalimisi asju ja kuna meil need fotod juba olemas olid, et siis tegime ka selle näituse sinna juurde. Miks te just sellest näituse teha otsustasite? Ongi, et kuna 100 aastat oli möödunud just sellest, kui Pallas siin oli, siis see oli täpselt see, mis sobis. Ka Konrad Mägi, et seda kuna see on tema maalimisperioodi see viimane periood, siis see polegi väga tuntud ja sellest väga ei räägita, et ta üldse siin maalis, et rohkem on tuntud need varasemad tööd, et tegelikult nad on veidi teistsugused, aga ma ei tea, minu arust just seda enam erilised, et üldse siin selle Kukulinna ja Saadjärve ümber on hästi paljud kunstnikud käinud joonistamas ja maalimas. Miks te just Lähteraamatukogus näituse tegite? Sellega on nüüd nii, et me Jääkeskuses oli ta siis üleval koos maalidega, mis siis sünnipäeval maaliti septembri alguseni, siis müüdi maalid maha, aga need fotod jäid alles ja siis me hakkasime otsima kohti Tartu vallas, et kuhu veel neid välja panna, et mis nad meile seal kodus riiuli peal tolmu koguvad. Miks peaksid õpilased näitust vaatama tulema? Ma arvan, et eelkõige ongi see, et lihtsalt tuttav olla siin ümbruses olnud asjadega. Ja mulle endale meeldib üldse vaadata neid vanu fotosid, et mis ennem on olnud või millised kohad ennem välja nägid ja niisuguse asjaga võiks ju tuttav olla. Kuidas olete rahul näitusega? Ma ütleks, et suht hästi. Et väga rahul oleme, et see aeg, mis meil oli, et selle ajaga me tegime endast parima või tegelikult Rasmus tegi, et mina lihtsalt koordineerisin või suhtlesin Jääkeskusega ja tegin seda poolt, et fotod leidis ja kokku pani ja koloreeris ikkagi Rasmus. Mina pigem olin toeks lihtsalt, aga väga rahul ja tõesti, et siit saaks tegelikult edasi minna, on mõtteid, et võib-olla uurida veel edasi ja teha mingi suurem asi. Näitus on nähtav 6. veebruarini Lähte ühisraamatukogus. Tulge kindlasti uudistama. Näitusele tasub pilt peale heita isegi nendel, kes kunstiga parasjagu või veel ei tegele. Näitus on avatud kuni 6. veebruarini. Tuleme nüüd koolimajja tagasi. Juba mitu kuud toimub gümnaasiumiklasside vahel ainevõistlus, kus kõik klassid võistlevad omavahel erinevates õppeainetes. Sellel kuul toimub mõõduvõtt loodusainetes ning eelmisel reedel algas võistlus arvutimängus GeoGuessr. Sellel nädalal toimus meie koolis geograafia ainevõistlus, kus õpilased panid proovil oma geograafialased teadmised GeoGuessris. Uurisime geograafiaõpetajalt, miks just GeoGuessris korraldati võistlus. Kust tuli selline idee teha GeoGuessris võistlus?
Sel aastal otsustasime, et gümnaasiumile tuleb siis selline üle õppeaastaline ainevõistlus, et igas ainevaldkonnas mingisugune siis väljakutse nii-öelda, et näiteks nagu siin spordipäeva osalus või siis oli see võõrkeelte, kas oli viktoriin või mälumäng, mis ta täpsemalt oli. Ja loodusainetes siis mõtlesime päris sama asja ei tahaks nagu teha, mida siiamaani tehtud on, et midagi uut ja põnevat sisse tuua ja siis kuna kõiki loodusaineid kokku siduda on väga keeruline muud moodi, siis me lihtsalt otsustasime, et lähme natukene rohkem geograafia valdkonda, kus saab ka muud loogikat, loodusteaduste loogikat kasutada ja jõudsimegi lõpuks siis GeoGESRini välja, et kuna ma ise nii-öelda mängin seda põhimõtteliselt igapäevaselt, et siis teadsin täpselt, kuidas seda korraldada, nii et siin me nüüd oleme. Mis te arvate, kuidas õpilased hakkama saavad? No vahet ei ole, kuidas hakkama saavad, et keegi peab võitma, keegi peab kaotama selles mõttes, aga kui kiiresti keegi võidab või kui kiiresti keegi kaotab, et eks see selgub, et täna praegusel hetkel, kus ma siin räägin, on ainult 3 mängu toimunud, võistlus toimunud, et nende põhjal oli näha, et pärast paari esimest raundi hakkas nagu käsi soojaks minema ja üleüldse paremad pakkumised küll, et selles mõttes vahepeal mõne puhul isegi täitsa imestasin, kuivõrd täpselt saadi paika isegi, et selles mõttes mida rohkem see võistlus edasi läheb järgmisel nädalal, siis seda tasavägisemaks see läheb, ma arvan. Kui kiiresti te ise tunneksite GeoGESRis ära, kust olete? Maailmajagude kaupa paari sekundiga, et selles mõttes seal on väga selgelt võimalik eristada kõigepealt päikesevalguse järgi, kas tuleb põhja või lõuna poolt, siis taimestik, siis maanteedel need jooned, mis maas on, liiklusmärgid, mis suunas auto liigub, autonumbrimärgi värv või suurus, inimeste nahavärv, linnades märkidel keeled, igasugused asjad, et need on hästi palju vihjeid. Üldiselt üle minuti ei tohiks minna, et minu pakkumine paika panna selles mõttes. Küsisime ka õpilastelt, kuidas neil läks. Ma ütleks, et meie tiimil läks nagu seltskondlikus mõttes suht hästi. Me arutasime omavahel seda vähemalt. Arvatust palju paremini. Kas oleks võinud paremini minna? Kindlasti oleks võinud paremini minna, me oleks võinud äkki rohkem aega saada, et seal ringi vaadata, et siis oleks kindlasti meie tulemus parem olnud. Ja, et aeg läks täitsa ruttu, et oleks võinud võib-olla eelnevalt seltskonnaga kuidagi harjutada mänge. Oleks võib-olla rohkem osanud üksteisega abis olla. Kas sinu arvates piisas teie teadmistest siin võistlustel? Ma arvan, et kindlasti oleks saanud paremini olla, aga paljud meist olid varem seda nagu keskkonda kasutanud, et siis me teadsime, kuidas see toimib, aga kindlasti oleks võinud rohkem nagu harjutada ennem. Et oleks võinud geograafias rohkem tähele panna, midagi. Mida te meie kooli ainevõistlustest arvate? Ma ütleks, et see on tegelikult väga huvitav viis, nagu panna klassid proovile, sest eelmistel aastatel meil ei ole olnud niisugust asja, et see on kindlasti väga huvitav ja ma usun, et see jätkub ka tulevikus. Ja, et loodan, et kui me lõpetame, et siis seda traditsiooni jätkatakse, et see on väga lahe nagu klasside vahel võistelda niimoodi. Soovime omalt poolt edu ja jaksu kõigile võistluse osalistele. Jah. Edu ja jaksu soovime ka meie järgmisele saatekülalisele. Uuest poolaastast on liitunud meie kooliperega õpilastnõustaja Katrin Pärn, kes nüüd räägib meile, milles seisneb tema töö ja kes võivad tema juurde pöörduda. Tere! Tänases saates me uurime Lähte-Ühisgümnaasiumi uue töötaja kohta, kelleks on õpilasnõustaja Katrin Pärn. Mis on teie töö põhimõte? Minu töö põhimõte on noortele toeks olla ja lasta neil kõik, mis on, välja rääkida, sest tihti, kui me oleme mures millegi pärast, et siis meil tekib selline tunnelnägemine, et nagu on see ainult see üks probleem ja sellel ei ole nagu mingit lahendust. Et aga võib-olla ma aitan siis seda silmapiiri natukene laiemaks teha, et tegelikult on võimalusi, et kui nagu kõik niimoodi välja öelda kõva häälega, et siis me tihti kuuleme ise ka neid mõtteid, mida me mõtleme oma peas ja kui me need valjult välja ütleme, siis need kõlavad hoopis teistmoodi, kui nad meie peas kõlasid. Et see on nagu, ma siis aitan iseendast aru saada õpilastel.
kes peaks tulema teie juurde, et mis klass või mingid teised kriteeriumid? Ma arvan, et otseselt mingeid kriteeriumeid ei ole, et kõik võivad tulla ka siis, kui nad päriselt ei saa aru, millega nad võitlevad või mis toimub. Sest vahel on see, et me teame, et midagi on valesti, aga kuidagi meil ei ole sõnu selle kirjeldamiseks ja lihtsalt üheskoos ma arvan, et on lihtsam toime tulla keeruliste asjadega, aga jah, et võib tulla ka niisama rääkima nii-öelda, et võib avastada midagi huvitavat ja hästi põnev on tegelikult õpilastega rääkides saab koolist päris palju teada, et kuidas kool toimib, milline on siinne kultuur ja nii edasi. Kas siis toimub mingisugune registreerimine või võib lihtsalt tulla, koputada ja astuda sisse? Ja võib mõlemaid pidi, et kui kellelgi on mingi väga kindel aeg, et kus ta teab, et ta võtab endale selle aja, ta tahab sel ajal rääkida minuga, siis võib kirjutada kas stuudiumisse või siis õpilasnõustaja, et lähtepunkt.edu või mis see lõpp oli. Ja võib uksest sisse ka astuda, et ma olen iga päev majas, esmaspäevast reedeni siis, hommikul 8:15 kuni 15:50. Et siis ma olen siin olemas ja kui siin kedagi teist ees ei ole, siis ma olen valmis kohe kuulama. Ja miks siis valisite just Lähte? Sest mul ei ole Lähtega otseselt mingit sellist väga sügavat pidepunkti. Ma vanasti sõitsin kogu aeg mööda, sest mu sõbrana elas Äksis. Ja siis see nagu alati, kui sealt Tartu poolt tulla ja niimoodi mäest alla vaadata, et siis nagu see on alati nagu hästi ilus vaade igal aastaajal. Aga siia oli jube hea tulla. Kui ma töövestlusel käisin, siis ma arvan, et mind võeti nii hästi vastu, et see tegi nagu hästi sooja tunde ja mul on nagu iga päev, ma nagu tunnen, et need inimesed, kellega ma siin koos olen, on nii toredad õpetajatest, juhtkonnast kuni koristajateni välja. Et on hästi tore olla. Õpilasnõustajaga saab kohtuda B-korpuses ruumis 309 ning samuti saab ühendust võtta stuudiumi kaudu. Vahetame nüüd teemat ja kõneleme spordist. 2023. aasta teemaks on liikumine. Liikumisaasta raames uurisime õpilastelt ja õpetajatelt nende liikumisharjumuste kohta ning küsisime, kuidas motiveerida noori aktiivsemalt liikuma. Et kas sa oled teadlik, et 2023 on liikumisaasta? Jah. Kui palju sa liigud umbes päevas? Ma ei tea, suht tihti koolimajas ja kodus. Kas sa oled teadlik ka sellest, et inimene peaks päevas umbes 10 000 sammu kokku saama? Jah. Ja mis soovitusi sa annaksid, et inimene, kes pole harjunud palju liikuma, oleks rohkem motiveeritum liikuma? Et lase proovida näiteks. Kui ei meeldi, siis ma ei tea. Kas sa oled teadlik, et aasta 2023 on liikumisaasta? Muidugi. Ma alustasin sellega juba ammu pihta. Et teema aasta on ta tõesti nüüd, aga liikumisega peaks tegelema igal aastal. Nii et see on loomulik osa minu elust. Kui palju sa liigud umbes päevas? No alati võiks rohkem liigutada, aga üldiselt märkan hommikul juba päris vara kell 4, sest mul on 3 kassi ja nemad tahavad liigutada. Nii et ma hakkan neid vaikselt uksest välja viskama ja siis kuni õhtuni välja ikka. Tegelikult on Äksis meil väga hea kergliiklustee ja ükskõik mis ilmaga on seal väga hea liigutada ja jalutada järve ääres ja on normaalne. Kas sa oled teadlik sellest, et inimene peaks päevas umbes 10 000 sammu kokku saama? Minul endal isiklikult seda sammulugejat ei ole, aga ma olen kuulnud ja on inimesi, kes on saanud ka 11 000 sammu või isegi rohkem, et jaa, olen ikka kursis. Ja mis soovitusi sa annaksid inimesele, kes ei ole eriti motiveeritud liikuma? Ma arvan, et
oleneb ilmselt inimesest, aga päris väikesed asjad, kui sa juba diivanilt püsti saad, kui keegi on sul väga hea sõber, siis lihtsalt saada talle sõnum läheme ja üldiselt inimesed ikka tulevad, kui kutsutakse. Et lihtsalt tuleb omavahel suhelda ja peeglisse vaadata. Kui sa näed, et ikkagi väga halvasti juba on, siis värske õhk ikkagi paneb aju tööle ja sealt edasi läheb juba elu paremaks. Nii et see on lihtsalt su enda huvides. Nii esimeseks küsimuseks on siis see, et kas te olete teadlik, et ka aasta 2023 on liikumisaasta? Ja ma ka. Kui palju teie umbes liigute päevas? Mingi 2-3 tundi. Sama siin. Ikka palju. Ja. Kas te olete ka teadlikud sellest, et inimene peaks päevas umbes 10 000 sammu kokku saama? Ja. Ja mis soovitusid annaksite inimesele, kes pole eriti motiveeritud liikuma? Te peaksite proovima, et noh. Ja, et mis teile meeldib nagu, et mitte lihtsalt arvutis istuma. Aitäh. Nii, kas te olete teadlikud sellest, et 2023 on liikumisaasta? Ei ole. Kui palju te umbes liigute päevas? Ikka natuke tuleb liikuda, bussipeatusse, õhtul teeme vahepeal, kõnnime väljas, mingi ikka mitu kilomeetrit. Ja, 3 tundi pani meile. Kas te olete ka sellest teadlikud, et inimene peaks päevas umbes 10 000 sammu kokku saama? Ja umbes kusagil sinna kanti oli, jah. Mis soovitusid annaksite inimesele, kes pole harjunud palju liikuma ja et oleks rohkem motiveeritum? Sõpradega peab liikuma väljas, siis on palju parem. Jah, sõpradega on lõbus kõndida. Saab juttu ajada, jah. Kas sa oled teadlik, et 2023 on liikumisaasta? No muidugi. Kui palju sa liigud umbes päevas? No, natuke ikka. Kas sa oled ka teadlik sellest, et inimene peaks päevas umbes 10 000 sammu kõndima? Olen kuulnud küll. Ja mis soovitusi sina annaksid, et inimene, kes pole harjunud palju liikuma, oleks nagu selleks rohkem motiveeritum? No ma soovitaks mingit hobi talle. Nii. Kas sa oled teadlik sellest, et 2023 on liikumisaasta? Üldiselt olen kuulnud, et siin aasta lõpus oli parimate sportlaste gala ja seal rõhutati seda korduvalt, nii et on raske mitte teada. Kui palju sina liigud umbes päevas? No ma tegelen ikka aktiivselt spordiga, et on siin teisipäev, neljapäev meil õpetajate võrkpallitrenni ja muudel aegadel käin kas jooksmas või kõndimas, kui saab, siis ka suusatamas, praegu ei saa. Ja suvel jalgrattasõit muidugi juurde. Kas sa oled ka sellest teadlik, et inimene peaks päevas umbes 10 000 sammu kokku saama? No mingi selline norm on nagu jah seatud ja mina olen püüdnud seda ikkagi järgida, tõsi küll mõned päevad jäävad ka alla selle, aga üldiselt küll. Eelmine aasta oli meil siin õpetajate sammude võistlus ja mul tuli seal keskmiselt päevas 17 000. Ja mis soovitusi sa annaksid inimesele, kes pole harjunud palju liikuma? Ma ei oskagi soovitada, võib-olla mõelda siis oma tervise peale, et kui ei liigu, siis võib mingisuguseid vaevusi tekkida kunagi. Ja ausalt öeldes võin omast käest öelda, et alati peale mingit liikumist või trenni on väga hea enesetunne. Selline oligi meie selle aasta esimene saade. Loodetavasti jäite saatega rahule. Jah, uute ja põnevate teemadega oleme taas eetris veebruaris. Soovime teile head teist poolaastat. Mingu teine poolaasta paremini kui esimene. Ilusat päeva ja kohtumiseni veebruaris.